Tervist, armsad inimesed, head kevadpüha teile. Tere tulemast Meero muusiku suurele filmimuusikakontserdile. Minu nimi on Arto Talvik, ma olen ise filmitegija ja see on ka ilmselt põhjus, miks ma tänast päevast kontserti siin läbi viin. Aga miks ma ütlen suurele kontserdile? Sellepärast, et ajastus on lihtsalt geniaalne. Nimelt eile 102 aastat tagasi on just see kuupäev, kui kokkuleppeliselt sai alguse Eesti film. Nii et Eesti film on saanud 102 aastaseks. Ja Eesti film jääb see oli üks selline väike geniaalne mees nimega Johannes Pääsuke, kes oma tehtud kaameraga võttis üles Utotškini ühe vene lenturi lennu Tartu kohal ja näitas siis 102 aastat tagasi seda Tartu kinos Illuusion. Nii nad just hääldasid, mitte illusioon, vaid illuusion. Ja see Pääsuke või üks teine oluline tähtpäev on veel. Täpselt 100 aastat möödub Eesti esimesest mängufilmist. Teeme Eesti mängufilmil ka aplausi. See oli jällegi Johannes Pääsukese tehtud ja selle nimi oli Karujaht Pärnumaal. Aga Johannes Pääsukese elu oli kahjuks lühike. Ta ei jõudnud elada välja vabadussõjani. 18. aastal olles esimese maailmasõja sõdur ja sõitis rongiga kuskil Valgevene territooriumil, kukkus ta õnnetult magades narilt alla ja sai surma 24-aastaselt. Aga selleks ajaks oli jõudnud ta jätta geniaalse jälje Eesti filmilukku ja ka fotolukku. Aga vabadussõjast räägib meie järgmine lugu, nimelt filmist Nimed marmortahvlil. See on siis taasiseseisvunud Eesti ühesõnaga kõige vaadatum film kinos. Nii et kui järgmine film Jan Uuspõld läheb Tartusse, sai umbes 80 000 vaatajat, siis Nimed marmortahvlil sai kinodes 100 000 vaatajat ja esitusele tuleb pala nimega Martale ja autoriks ja selle filmi heliloojaks oli Margo Kõlar. Palun!
Kindlasti on nii mõnigi teist kuulnud Vikerraadio soovisaadet, kus inimesed helistavad sinna saatesse ja tellivad lugusid. Ja kindlasti olete te korduvalt kuulnud tädi Maalilt kuskil Kapa-Kohilast helistamas. Tere! Sooviksid tervitada oma sõbrannad Mardante looga Uku Aru valts. Nii ma arvan, et need paljud selle loo tellijad ei tea, et selle loo heliloojaks on olnud või on Arvo Pärt, Eesti kõige tuntum helilooja. Ja Arvo Pärt ise ka ei taha väga rääkida sellest perioodist, kui ta oli filmi helilooja. Ta on väga paljudele näiteks nukufilmidele, vähemalt 16 nukufilmile kirjutanud muusika. Ja Arvo Pärt on ka inimene, või helilooja, kes algselt pidi kirjutama muusika näiteks Hukkunud alpinisti hotellile. Aga kuna ta just sellel aastal emigreerus, siis sai selle filmi heliloojaks hoopis väga verinoor Sven Grünberg. Seda lugu esitatakse tavaliselt kas siis akordionil või kandlel. Täna on selline erandlik koosseis, kus on kitarr, viiul ja akordion. Ove Musting on üks noorema põlve filmi- ja telerežissöör, keda teatakse ka sellise bändi nagu Winnie Puhh liikmena. Aga ärge nüüd ehmatage, me ei hakka teile Winnie Puhhi esitama praegu. Vaid Ove on teinud ühe toreda lühifilmi, mille nimi on Kallis sõber, sind austan. Ja sealt on
Ma ei pea vist mälumängu korraldama hakkama, sest te kindlasti tundsite ära, et siin oli laulud järjekorras helisevast muusikast, Mary Poppinsist ja Lion Kingsist. Aga helide maailm filmis on üks täiesti omaette maailm. Pildiinimesed ja heliinimesed vaidlevad, kui suur osatähtsus on helidel. Nüüd on enam-vähem kokkuleppele jõutud, et see on umbes poole. Nüüd tuleb ka esitusele järgmine animatsioonimuusika. Minu üks lapsepõlve lemmik sarju Flintstones. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page of happy story. Let's ride on the street through the port to see a Mr. Bean. When you play the Lucia, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time. You have a key outside, dabba-doo. Flintstones, meet the Flintstones. They're your time, dabba-doo. Simon ja Garfunkel olid juba superstaarid sellel ajal, kui tehti filmi The Graduate. See on see film, kus Hoffman, noor Dustin Hoffman, siis kui ta oli ilus on, sekkub igasugustesse armuafääridesse ja tal läheb seal päris keeruliseks. Aga Paul Simonit palusid režissöör ja produtsent, et ta kirjutaks selle filmi jaoks
30. ta oli ühe ära kirjutanud, siis ütles, et tõesti poisid, ma rohkem ei jõua. Pika nurumise peale ta ütles, et oodake, et ma klimberdan teile, mul on siin üks lugu, et selle nimi on Mrs. Roosevelt. Režissöör kuulas, Mrs. Roosevelt. Hei, selle me nimetame nüüd ümber Mrs. Robinsoniks ja see lugu läheb kohe meie filmi. Paul Simon, Mrs. Robinson. Kaks lugu oli. Wider than a mile.
you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Where after the same rainbows in, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. Breakfast at Tiffany's. Nüüd aga, kui 2012. aastal tähistati Eesti filmi 100. juubelit, siis töötas ka üks selline väike komisjon, kes otsustas, et mis asjad on kõige paremad olnud selle 100 aasta jooksul erinevates filmides. Kõige parem muusika tunnistati olevat Viimses reliikvias. Aga see ei läinud sugugi lihtsalt see Viimse reliikvia muusika tegemine. Paul-Eerik Rummo, kes kirjutas sinna sõnad, ütles, et ta kirjutas oma arvates sellised zen-budistlikud sõnad. Ja alguses pidi hoopis heliloojateks olema Peeter Volkonski isa ja Tunne Kelami vend, Kuldar Sink ja Andrei Volkonski. Aga teatud põhjustel nad ei suutnud või nad ei saanud seda muusikat kirjutada. Siis oli aeg täiesti otsas ja Uno Naissoo ja tema poja Tõnu Naissole anti 2 nädalat aega, tegelikult anti aega 10 päeva, aga see venis 2 nädalaks, kirjutada terve filmi muusika ja ka salvestada. Ja nad said sellega hakkama. Paul-Eerik Rummo oli täiesti üllatunud, kui ta esimest korda seda muusikat kuulis sellisel kujul, oma sõnu sellises viisis. Aga sellest muusikast on saanud tõepoolest Eesti rahva lemmik. Ja nüüd tuleb esitusele Pistada laule. Kust on ta sinu kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea, mis on küll selle meistri mõttes, kes selliseid riistu teeb, mis on tema õige hind, kus on tema õige koht.
pikemad sõnad ja teises lauses mitte praegu. Pime on seal. Ja. Üks mees on valge mees, ta kell on teistes sees, sest valge tulija all on varavalges tal. Teeb valgest saikest ta, kuldpruuni piruga, tuksub pruun peale raputab ja valge saia saab. Peale raputab ja valge saia saab. Valge saia saab, ei mustas lugu pea, ka hall ei ole hea. On ainult valge tema värv, kui muidu must on Üks mees on lausa must, teeb musta puhastust, kui puhtaks korstnaga et teeks, jääb ikka mustaks see. Kui oleks valge ta, mis temast õhtuks taas, saaks ikka sama palju must, kui praegu ongi just. Saaks sama palju must, kui praegu ongi just. Praegu ongi just, ta päeval töötab vaid, sest öösel seda maid. Ta kaotab enda pimedas, mis siis me linnas saab. Kel valge müts on peas, see teadku, et mu seas ta ärgu mingu korstnaid seal enda tarvis teeb. Kel näos on nina must, sel pole kogemust, et minna tainast sõltuma, las tahma roogib ta. Tahma roogib ta. Las tahma roogib ta. Tahma roogib ta, kui korsta pühkija peaks tainast ühkima. Ja pakar korstnad sõtkuma, mis siis me linnas saab. On igamet hea, veel parem kõigepealt, on hästi tuntav tööd, mis teeb, kas must või valge see. Kas must või valge see.
No te kindlasti tundsite ära Olev Ehala käekirja ja siin oli telefilmist, muusikud telefilmist Võtmeke ja nukufilmist Pagar ja korstnapühkija. Aga järgmisena tuleb esitusele hoopis üks teine lugu. Meie uuema aja üks superstaare Vaiko Eplik on saanud ka filmimuusika kirjutamisel käevalgeks. Ja mul on väga hea meel, et ta kirjutas sellele imelisele multifilmile minu lapsepõlve lemmikraamatule muusika ja see muusika on seal fantastiline. Nüüd tuleb esitusele siis filmist suur maalritöö lugu nimega Hall. Palun. Väike juppaid on seda rohkem ei ole. Nii lõpuks ilmast igavaks läks lumanunda igavaks, et rahvas tõstis lärmi. On vaja lihtsalt värvi vaja värvida. See pole mingi riide juhus, sees ei võtta, kus kõik on värvimata. On ikka rõõmu kõigest maailma kaunida näen.
kõigest maailma kaunina näed. Mulle võib pilveski päev tuua päikest. Mul on ikka rõõmu kõigest maailma kaunina näed. Mulle võib pilve ja vihma peidus, kui on väga sinad. Küll tuled kõik pilved viivad, ükskord jälle kaugemale viivad. Mul on ikka rõõmu kõigest maailma kaunina näed. Mulle võib pilveski päev tuua päikest. Tuua päikest. Tuua päikest. Tuua päikest. Te kuulsite lugu Optimist ja see oli filmist Kuldrannake, Jüri Sillati viimasest filmist. Vaikselt hakkab meie kontsert lõpupoole jõudma, paar lugu on veel kuulata. Ja enne kui me lõpetame, tahaksin veel kord rääkida teile filmi heliloojate karmist elust. Kui te filmi tegemise järjekorda teate, siis ma lühidalt teen sellest kokkuvõtte, et kui meil on võtted ära olnud, siis hakkab pildimontaas. Kui meil on pildimontaas lõpetatud, siis hakatakse tegelema heliga. Ja heliloojale antaksegi see hetk töö kätte, kui on pilt lukku pandud. Tavaliselt on selleks hetkeks juba graafikud üle läinud ja teiselt poolt pigistub vastu esilinastuse kuupäev, et heli tegemine ja heli looming siin vahepeal on tõenäoliselt pressitud ikkagi väga lühikesse aega. Ja seda filmi heli ei saa teha ilma pilti nägemata. Seal on palju vaja inspiratsiooni saada sellest, mis seal tõesti ekraanil te kuidagi hoiad küüru ja ütled, et kuidas sul läheb selle looga. Et selliseid pingelisi hetki on kindlasti mitmeid. Mul oli üks kogemus, kus me läksime helilooja esimest versiooni kuulama ja siis selgus, et me oleme rääkinud täiesti erinevas keeles. Helilooja läks näost valgeks, ütles, kas ma tõesti pean kogu muusika ümber kirjutama. Me ütlesime, kahjuks, jah. Ja ta hea meelega kirjutas, aga väga suur proff ja ma olen temaga mitu filmi teinud, väga hea koostöö. Aga karm elu on ka Annil filmis Anni, mis on Broadway muusikaali järgi tehtud või õigemini temast on mitu versiooni tehtud. Ja nüüd tulebki siis esitusele, ma ei tea, kes esitab? Kus esitajad on? Karm elu filmist Anni, muuseas Anni film, sellest on 2 versiooni tehtud. Sellel aastal on valmimas 3. versioon, nii et te saate minna, aasta lõpus peaks see välja tulema, nii et te saate minna ja kontrollida, kas see esitus täna siin. Elukarm siin on, saa tea, elukarm saa meeles pea. Ei sust hooli keegi siin, siia toodi jääbki nii. Elukarm siin on, isa läinud eraga ja naaber on meiega. Patja pole, tekk on keelt, toitu pole.
Nii, head inimesed, meie suur kontsert hakkab kahjuks lõpule jõudma. Kui ma olin noor filmitegija, tegin oma teist dokumentaalfilmi ja üks vana filmitegija vaatas seda, siis tuli pärast filmi minu juurde ja ütles piipu popsutades, et kas sa tead, kuidas oma filmi paremaks saad? Ma ei tea, minu arust oli päris hea. Ei, no sa saaksid veel palju paremaks. No kuidas siis? Sa peaksid rohkem muusikat kasutama. Ja see on omaette selline trikiga värk, et teinekord üritatakse muusikaga päästa halba filmi ja nii edasi, aga vahest ei kõlksu ka film ja muusika kokku. Üldjuhul ega muusika on eriliselt olulisel kohal filmis küll. Aga enne kui me lähme viimase pala juurde, tahaks lõpetuseks tänada kõigepealt Mero muusiku imelisi lauljaid. Teeme suure aplausi kõigile. Meil oli täna ikkagi instrumentalistid, siis teeme ka pillimängijatele suure aplausi. Ja Meero muusika õpetajatele suur aplaus. Ja publikule suur aplaus. Ja täname ka tehnilist personali. Produtsent Marje Leht. Ja ei pääsenud ilma muusikata ka tummfilmi ajastu. Lõpetuseks teile Scott Joplini Ragtime, mida on kasutatud paljudes filmides, ka tummfilmides. Täname ja ilusat kevadpüha jätku teile kõigile.